Ma olen isegi tulealgatust teinud. Eelmine kord mul läks meelest ära, et mul tegelikult olid isegi puud kaasas autos. Nii. Täitsa kurat hakkab, täitsa võtab ilmet juba. Kell on mingi 10 või 11 äkki. Ma ei ole midagi söönud täna veel. Mul on nüüd paar uut tööriista ka. Mul on kaasas pann, mõned asjad. Uus tööriist, mis ma eile käisin, ostsin ka rautast. Niisugune Fiskarsi saag. Hea niisugune lihtne kaasas kanda. Kurat ikka, päris terav loom ikka, kurat. Võtab päris hästi. Ma ei teagi nüüd, kust alustada. Kas võtta puu maha, kas teha lõke. Üks asi, mis ma veel mõtlesin, on see, et mul oleks mingit lauda vaja. Aga ma olen tark inimene, ma naelu kaasa ei võtnud. Mul võib-olla on isegi mõte praegu väike olemas. Ma ei saagi aru, kas ta on peastanud või ei ole, kurat. Väga hästi pole aru saada. Täna oli niisugune päris hea udu ka. Ei näinud kuradi, ma ei tea, 50 meetri kaugusel ei olnud võimalik näha isegi. Kuradi hea saag on, ütleme ausalt. Lähme otsime parem midagi lihtsamalt seda. Jumal. Ma loodan, mu plaan toimib muidugi. Ega ma mingi hull spetsialist ei ole, aga ma ei tea, miks ta ei peaks toimima. Põhimõte on lihtne. Seon need kaks omavahel kokku, on ju. Siia ma võin panna seda nööri perse auguni, sest ega mul kahju ei ole sellest nöörist, ütleme nii. Mida rohkem ma panen seda, tugevam ta jääb. Nagu käsitööring. Samasuguse pingi peab ka tegema nüüd endale. Need nurgad, mis ma praegu seon, need on nagu kõige tähtsamad. Teistesse kohtadesse võib nagu natuke vähem ka panna seda nööri, aga teeme siia sõlme ka. Igaks juhuks umbsõlme. See laud, mis ma teen praegu, et ta põhimõte on see, et ma päris muda sees ei peaks süüa tegema praegu hakkama. Mul hetkel ei ole ideid, et kuidas jalad alla talle teha. Mul praegune plaan on see, et ma jätan ta lihtsalt siia maha. Idee poolest võiks talle jalad ka alla teha nagu. Nüüd on vaja see pool ka siia külge sinni sidida ja siis on juba pool võitu kodus nii-öelda. Viimasel ajal millegipärast on niisugune tunne tekkinud, et tahaks oma kätega nagu rohkem asju teha. Olgu see mis tahes asi. Ja ma räägin, et mul on igast võsalõikurid ja mootorsaeda asjad ka olemas, aga mingisugune mõnu on selles, et sa teed natukene algelistemate töövahenditega, teed neid asju. Nii, ja nüüd oleks vaja meil panna järgmine laualipp. Kurat, sellest tuleb tõsiselt hea laudraisk. Tänapäeval nii häid lauda ei ehitatagi. Selle peal võib metssigu paaritada. Oi, ei. Nüüd läks katki. Mis nüüd? Peab see heasse kohta. Viimane. Lõpuks ohti. Nüüd alustame siit poolt. Ütleme nii, et ma olen natuke laisk olnud selle ehitamisel ka. Alguses ma viitsisin, aga kui ma nüüd ausalt ütlen, nüüd lõpus väga enam ei viitsi. Kõht hakkab tüüaks saama. Mida vittu? See köis on veel nõrgemaks läinud. See köis on selline asi, mille ma jätaks hea meelega siia, aga ma arvan, et ilmastiku olud rikuvad selle köi ära. Natuke vihma juba. Ma ei saa nüüd sõlme tehagi. Ma ei saagi aru, kas niiskus on perse keeranud selle nööri juba. Viimane kord ma kasutasin, oli ta vähe tugevam. Parem kui ma arvasin, ütleme nii. Nii, ma korraks pean istuma lihtsalt.
ma ostsin endale süütetablette, seega seekord teeme vähe lihtsamalt tuld. Viitsi ajusid nussida praegu sellega, ma ütlen ausalt ära. Mul on siin väikse kilekotikese sees sink ja juust. Mul on siin muna kodunt kaasa võetud. Mini labidas muna jaoks. Toorjuustu natukene, 2 viilu leiba täpselt võtsin kaasa. Natuke kurki, tomatit ei olnud mul, seega ma võtsin lihtsalt kurki ja paprikat. Natukene kurvaks hakkab saama see paprika. Natukene väsinud, ütleme niimoodi siis. Ja mida ma siis nagu söögiks teen tegelikult on omlett. Ütleme nii, et see laud võiks olla natuke loodis. Soolapipraga on lihtne. MRE pakkidest oleme saanud soolt pipart. Õli ma võtsin kaasa natukene. Natuke tuhka ei tee midagi. Saamegi seedimise korda. Kui tegelikult kuumus liiga suureks läheb, siis lõkke kohalt võib ära võtta. See malmpann tõmbab kuumust endasse niikuinii. Ma võtsin igaks juhuks 3 muna, et äkki ma pillan ühe maha. Aga õnneks seda ei ole juhtunud. Ühe muna saab koju tagasi viia. Mida ma siis teen on scrambled eggs nii-öelda. Paneme siia soola, pipart. Kuum on. Täitsa munad lähevad põlema isegi. Kurat, ketšupit oleks pidanud kaasa võtma. Võtame nüüd juustu, mille ma kodunt kaasa võtsin. Viskame nädagi ja nädagi. Lõketat. Kas pole mitte isu äratav. Suland juust, paprika, sibul, kõik jutud ja mis kõige parem, tervislik toitumine. Nii, aga head isu minu poolt. Need puud on täiega märjad. Mu perse on täiega külm või märg. Me peame mõtlema välja persealuse. Meil on vaja katusealust ja istumiskohta, kurat, poisid. Kohe parem. Kurat, päris maitseb oli. Aga nüüd on see probleem, et ma ei julge seda puud maha võttagi. Igaks juhuks pärast kukub siia. Mingid puid peab maha võtma hakkama. Kurat, mul oleks see suur puu oleks vaja maha võtta esimese asjana tegelikult. Kuigi ta on kaldus nagu, et ta läheb peaaegu õigesse kohta vist. Ta nagu on kaldus õiges suunas, kui ma tahan, et ta läheks. See saag on juba kõver. Putsid maha. Ohoh, ma ei tea, kas sellest abi on, aga ma lõiksin niisugust sälgu välja, et ta läheks enam õiges suunas, hakkaks murduma. Õigesse kohta! Türa! Mina olen metsajumal. Täpselt sinna, kuhu ma tahtsin läks. Oi. Ma olen nüüd päris pikalt ka juba siin olnud, et ruttamiseks pole põhjust. Praegu raamat, mida ma loen, raamatu nimi on Apteeker Melchior ja Pilatuse evangeelium. See on Indrek Hargla kirjutatud kriminaalromaan põhimõtteliselt. Ja see toimub aastatel 1400 vanas Tallinnas. See on täitsa huvitav. Ütleme nii, et ei ole kõige hullem. See on umbkaudne koht praegu. Minu plaan on niimoodi, et nüüd
selle kõrvale panen ühe palgi veel ja siis panen kolmanda peale toetama. Siis me peame sellist seinavahe ehitama, nagu siin on ja nagu seal on, et siia teha väike virn, puit. Panen üksteise otsa, lihtsalt laon natukene, tagistan ära, et ära ei liiguks ja peakski juba hea olema. Mis edasi saab, kui ta on nagu õiges kõrguses nii-öelda, mõlemad on sama kõrgel, see ja tagumine osa, siis me võtame niisugused vähe peenemad puujupid ja paneme siia niimoodi, pumm, ja paneme neid veel siia, iga mingi natuke saja tagant ja siis paneme pikuti niimoodi puud peale ja siis siia tekib magamisase. Siia üles ehitame niimoodi varjualuse niimoodi siit, pupp, lagi tuleb. Aga selle jaoks, et ma saaksin nüüd edasi liikuda seina ja kõige ehitamisega, on mul sama pikkasid palke vaja ja loodetavasti enam-vähem sama paksusid palke. Muidu ma ei saa lihtsalt ehitada enda seda magamisaset nii-öelda valmis. Probleem on selles, et see bruss, see palk, mis siin on liiga kõver, nagu te näete. Ja nüüd ma pean hakkama otsima puid, mis on piisavalt sirged. Okei, see poiss siin on suht sirge. Kas see on liiga kõver või? Võib-olla saab sellest teha ja see on täpselt selline palk, mida ma tahan jalust ära võtta. Mine munni, saag läks katki. Ta ei ole mõeldud nii suurte puude jaoks. Plastmassist saag. Türa jälle ma ei saa ehitada enda fucking varjualust edasi. Ta kannab teiste hokste peal. Nüüd 5 senti murdus ära vist. Siit otsast. Mul on tänaseks on küll toss läbi risk. Ma olen umbes mingi 4 tundi vist materdanud. Progress on jah. Progress on niisugune nagu ta on. Ma tahaks teha niimoodi, et oleks üks episood, kus ma ehitaks selle varjualuse valmis, aga lihtsalt füüsiliselt ma ei jõua vist. Mul on niisugune tunne. Ma peaksin käima, ma ei tea, mitu nädalavahetust järjest filmimas seda asja. Aga kuna ma iga esmaspäev tahan uue osa üles laadida, siis ei tule sellest võib-olla välja midagi. Ma olen mingi 3-4 päeva järjest trenni teinud ka ja nii edasi. Tõmbab võhmale päris hästi. Aitäh, et vaatasite jälle maailma kõige aeglasemat ehitamist. Probleem on selles, ma tahaks küsida teie käest, mis te arvate, et kas ma võtaks mootorsaasi ja kaasa, et asjad kiiremini läheksid või saeks tavalise käsisaega edasi. Aga see video jõuab üles alles 2-3 nädala pärast ja siis on juba hilja, seepärast, et ma olen jõudnud käia siin 3-4 korda filmimas, on ju. Et ma ei näe teie kommentaare kahjuks õigeaegselt. Seega ma arvan, et ma panen käsisaega edasi seda asja. Ilus laud on olemas. Maailma kõige ilusam laud ma peaks mainima. Võtsime selle suure puu maha. Vaikselt hakkab edenema see vaatepild. Siit otse vaadates ei olegi nii pornograafiline enam. Mõned puud veel maha võtta ja ongi juba hea. Teie vaatate küll õhtul, aga minul hommikupoolik veetsin niimoodi metsas vaikselt. Eks ma tõenäoliselt chillin siin natuke edasi, nii kaua kuni lõkke põleb, loen raamatut ja nii edasi, aga teie olge tublid, käige ka metsas vahest. Tulge ehitage mul valmis see, et ma ei peaks ise ehitama. Aga olgu, tšau, pakaa minu poolt, ilusat jätkuvat nädalat.